Selleks, et Eesti inimesi kimbutavad unehäired, räägitakse ka üha enam vaimse tervise probleemidest, mis kimbutavad just üha nooremat vanusegruppi. Doktor, kuidas on seotud unehäired ja vaimne tervis omavahel? Et on hästi teada, et unehäired kindlasti halvendavad inimeste vaimset tervist, et see on olemas laste uuringud, kus on nagu selgelt näidatud, et see seos lapse häiritud une või ebapiisava une ja tema halvema emotsionaalse toimetuleku ja kohastumise vahel need mõjud on pikaaegsed. Nii et need algavad juba lapse east. Nii et unehäire kindlasti, eriti kui see unehäire jääb püsima, siis see pikapeale mõjutab vaimset tervist ja osad unehäired nagu uneapnoe näiteks mõjutavad siis ka kehalist tervist. Ja kui me võtame siin näiteks rahutud jalad, mis võib alata lapse eas, siis kuna see häirib und ja igasugust siis toimetulekut ja põhjustab väsimust, siis nii kehalist kui vaimset tervist oluliselt. Tänan teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh!